toiduained nii-öelda, ehk siis suhkur ja sool, mis nagu algpäraselt on tegelikult ju või ehitanud tsivilisatsioone, kui nüüd nagu nii tagasi minna on tänapäeval meie jaoks muutunudki ohtlikuks, sest sool, see naatriumglutamaat pannakse kokku vedela glükoosi fruktoosi siirupiga, pannakse sinna veel mingisugust happed lisaks ja see tekitab meie keha, meie keele, meie vaimu jaoks nagu nii sõltuvust tekitava kokteili, et seda inimesed järjest edasi süüa tahavadki. Naiste jutud. Armsad naistejuttude sõbrad, täna me räägime teest, mis viib sind sinu unistuste kehani. Ehk see on super keha valemi saade. Täpselt nii kõva saade, see tulebki. Ja kui öeldakse, et kiireid lahendusi ei ole olemas, ehk siis a la 24 tunniga vormi või nädalaga maha 10 kilo, jah, ma kinnitan, see kõik on bullshit, ärge seda uskuge. Aga selle saate puhul, see tund aega, mille sa investeerid oma paremasse kehasse, see tasub sulle käista kohe ära, absoluutselt otse kohe. Ehk ma ei ütle, et sa oled peale kuulamist täpselt sama ilus, nagu sa tahad, aga sa vähemalt tead, kuidas sinna jõuda. Mina olen Kristiina Roodes ja mul on külas üks tõeliselt äge, inspireeriv naine, treener, toitumisnõustaja, ettevõtja ja 3 lapse ema, Miina Meinvald. Tervitus, Miina! Tere! Ja Miina jõudis siia saatesse, nii nagu ikka jõutakse. Kuulajad kirjutavad, soovitavad kirglikult, seepärast, et Miina teab asja ja temast on üli palju kasu. Aga kui me võtame nüüd selle teema kohe otsast lahti, praegu me oleme just jõudnud sellesse hetke aastas, kus jaanuaris alustajad juba enam hästi trenni ei jõua. Mis on see kõige esimene komistuskivi, miks meie suurepärased plaanid ennast nagu paremasse vormi treenida untsu lähevad? Sest kõige raskem treeningu osa on diivanalt püsti tõusmine ja sinna spordisaali jõudmine, see hirm lihtsalt ja nii-öelda nagu etappide seadmine, et mis tegevusi ma pean tegema siis, et lõpuks sinna jõuda, et seda tegevust alustada üldse. Aga kuidas alustada siis? Kuidas seda alustamise jõudu saada? Mina ütlen ka, tossud on nii kaugel, kapis, ukse taga. Kuidas kätte saab, ei tea. Ega kõige nii-öelda robustsem viis ongi lihtsalt kohale ilmuda mingisugusesse spordisaali, mis on sinu kodule lähedal, mis on mugav sulle käia, mis jääb sinu kas toidupoole tee peale või kodu töölt koju tulles poole tee peale või kuskile sinu lähedusse ja lihtsalt käia seal luuramas alguses, et kuidas sisse saab ja mis treeninguid seal pakutakse, et teha natukene lihtsalt taustauuringut sellepärast, et leida siis sealt spordiklubist mingisugune tegevus, mis alguses sulle huvi pakub. Et see ei pea olema ju alati, et see on jõusaal või mingite raskuste tõstmine, et see võib täpselt samamoodi olla ka näiteks ujula. Sulle meeldib ujumas käia või sulle meeldib rühmatreeningut teha või mingi selline asi, millega sa kunagi elus oled varem tegelenud, et sa hakkad niimoodi ennast meelitama. Meelitama, see on väga kaval. Tõtsa, minu jaoks on väga raske leida aega, kuna ma olen see ajaoptimist, kes arvab, et minu 24 tundi on venib nagu kumm on ju, ja sinna läheb vabalt mingi 36 tundi ikka ära, kui ma litsun ja tegelikult ei lähe. Ja mida ma ise enda jaoks teen on see, et mul on see trenn on high priority meeting kalendris muide, iga jumala nädal. Ongi niimoodi, et inimene peab ennast oma mõtetes jõudma nii kaugele ja arvamagi, et see trenn on täiesti vajalik elu osa, mis lihtsalt peab sinu rutiini või sinu sellesse venivasse 24 tundi nagu sisse mahtuma. Et see mõtteviis ka tegelikult on juba siis üks esimesi samme, et sa võtad endale eesmärgi, et ma hakkan käima kuskil enda jaoks. Aga sa ütlesid välja juba selle võtmekohaga, sa ütlesid, et trenn on normaalne elu osa ja selles lihtsas lauses peitub tegelikult sügav tõde, sellepärast, et väga paljud inimesed, kaasa arvatud mina olen seda teinud, me võtame seda nagu projekti korras, et nüüd ma lähen trenni, teen oma keha nagu mega ilusaks ja siis lihtsalt kämpan selle peale, lükkan aga vannkooke ja veini näost alla ja siis kõik kestab, aga üldse nii ju ei ole. Just see jaanuar on hea näide sellest, et kuidas tegelikult kõik inimesed ju teavad, mida nad hea enesetunde ja parema välimuse nimel tegema peavad. Nad teavad kõik, et on trenni. Aga märtsiks on
hind otsas või hiljemalt Jaa. aprilliks. aga jah, mina treenerina näengi, et see, miks see motivatsioon ära kaob ja miks ei jaksata tegelikult kas või aasta lõpuni või ka poole aastani siis või kuni suveni või kuni ka selle ajani, millal tegelikult on see soovitud vorm siis saavutatud. Lihtsalt see liigne rapsimine või endale täiesti utoopiliste eesmärkide seadmine. Too mõni näide eesmärkidest. No ongi 5 korda nädalas trenni, 5 korda nädalas trenni ja 1500 kilokalorit päevas. Tõmmatakse alla igasugused FitLabid, paketipõhised nii-öelda challenge'id, et kuu aega me saame vormi, me kaotame sellega nii ja nii palju kilosid. Aga reklaamitakse meile ka. Tegelikult ütleme, ajupese osakond töötab väga aktiivselt ja iga hetk sa saad saasta, tarbida ja uskuda neid siukseid utoopilisi lubadusi, sest et sa maksad selle eest, palun väga. Ja paljud inimesed ju seda ka teevad, on ju, ja kõikidel meil tutvusringkonnas on ju inimesed, kes siukse dieete läbi on teinud. Mina isiklikult olen super dieedipidaja, ma olen kõik asjad läbi teinud. Sellepärast ma nagu teangi, et miks nad ei toimi. Aga mis siis juhtub 5 korda nädalas trenni, 1500 kalorit, ühesõnaga lähed nagu väga järsu muutuse peale, mis siis juhtub, mis tulemuse sa saad? Jaa, ega keha tegelikult aru ei saa, et temast tahetakse mingisugust ilusat vormi voolida, tema saab aru, et okei, mul on mingi näljahäda nüüd täiesti käes, on ju, et sõda hakkas, on ju, et ma pean rüübadelt kuskil jooksma, rapsima, on ju, süüa ma ka ei saa, on ju, davai, noh, mina tahan ju elus püsida, paneme need kraanid kõik kinni, on ju, et mitte kuskilt midagi, mingit asja nagu maha ei lähe, et esimesed nädalad ja ka võib-olla kuu aega sa suudad selle vastu pidada, sest inimestel on ju tohutu tugev tahtejõud, on ju, nad tahavad seda saavutada, aga lõpuks on lihtsalt see murdumishetk, on ju, kus sa enam ei jõuagi. Tekivad tervisemured, on ju, esiteks on kohe krooniline väsimus. Teiseks on see, et tuleb mingisugune pidu või mingisugune sündmus vahele, tuleb väike klaasikene alkoholi või ka mitu, on ju, lähevad piirid absoluutselt lõdvaks, on ju, süüakse selle ühe õhtuga või ka selle terve nädalavahetusega siis endale kogus toitu sisse, mida tegelikult sa oled oma keha eest nagu ära peitnud või ei ole talle andnud ja sellele järgneb tohutu süütunne ja esmaspäeva hommikul tõustakse üles, mõeldakse, et nüüd ma teen uuesti, aga ma teen veel hullemini, vaata, et ma nüüd pean selle tagasi treenima. Ja mina olen kõike seda teinud, ma näen sul näost. Ja, issand, kui hea, see on kõige parem treener on see, kes on käinud kämbrid läbi, lisaks sellele, et ta on teaduspõhine taust. Aga ühesõnaga lühikene kokkuvõte on see, et ekstreemsustega mitte mingil valemiga tulemust ei saa. Okei, sa võid oma vaimse tervise pekki keerata ja oma tervise ära rikkuda, oma hormonaalse tasakaalu untsu keerata, päevad seisma panna ja tõenäoliselt varem või hiljem mingi diagnoosiga jõud sa haiglasse, kui su tahtejõud on see terassõduri oma, mis ei lähe peole. Lühiajaline tulemus tuleb võib-olla jah, et suure tahtejõuga sa selle -5 või mingisuguse numbri seal kaalu peal endale saavutada, aga kas me suudame seda hoida? Kas me suudame säilitada, võt see vormi säilitamine on kõige raskem asi tegelikult, dieet ei olegi nii raske, trenn ei ole ka nii raske, aga selle kõige säilitamine, kogu selle tänapäevase elurütmi ja meie keskkonna juures, kus me elame, on ju, eriti linnas on ju, et kus on ahvatlused iga nurga peal on ju, et meil maal ei ole nii palju McDonald'sid, koogikohvikuid, asju on ju, et tegelikult ju meid ümbritseb ju tegelikult väga palju selliseid magneteid nii-öelda, mis nagu kutsuvad meid enda juurde, et kaldu sellest rajast kõrvale. Et tead, ma kuulan sind ja ma pean küsima ühe täiesti blondi küsimuse. Mina olen saiasõltlane, ma armastan üliväga saia. Kas on mingisugune trikk, kuidas ma saaks saia süüa ja heas vormis olla? Sest et ma ei tea, praegu ma midagi sarnast teen, aga vorm võiks ikka parem olla ju. Nüüd ja kõigil paberid, pliiatsid välja, kohe tuleb retsept ja kohe tuleb kõik, saab tegelikult. Kuidas? Ja mis ongi minu põhimõtted või ideoloogia või mida ma ka räägin oma klientidele, mida ma ise proovin iga päev jälgida, ongi lihtsalt see, et me peame leidma nende asjade vahel mingi tasakaalu. Et kui me midagi tahame süüa, siis kindlasti ei saa see olla täiesti suvalisest saialetist võetud mingisugune kiiresti kergitatud pärmitaignast mingi pirukas.
et kui mina söön saiatoodet, siis ma tahan esiteks, et see oleks kvaliteetne. Mis see Kvaliteetne märk selles on? mõttes, et see on kodus tehtud, et seal on kasutatud päris jahu, päris suhkrut, päris võid,